See on Tõrva raadio. Tere hea raadiokuulaja, oled asunud kuulama saadet nimega Rajaleidja, mille eesmärgiks on anda ülevaade tööst, tööle kandideerimisest, vabatahtlikust tööst ja paljust muust veel. Eelmisest 2 saates rääkisime Valgamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialisti Tuuli Mekiga Rajaleidja keskusest ja selle pakutavatest teenustest. Ja täna annan teile info vabatahtlikust tööst ja vabatahtliku töö võimalustest ja mis see vabatahtlik töö üleüldse endast tähendab ja kuidas ta on ka siis Eesti seadusandlikus korras defineeritud. Ega ta väga hästi defineeritud muidugi ei ole, seda peab küll kohe ütlema, aga mingisugused parameetrid on vabatahtlikule tööle siiski paika pandud. Ja saate teises osas on intervjuu Paul Puderotiga, kes on noor fotograaf, alustav ettevõtja ja temagi alustas vabatahtlikuna ja nüüd on saanud tema hobist ka tema igapäevatöö. Ta õpib seda valdkonda ja on ka tal siis oma ettevõte ja mis siis ta räägib, sellest siis saate teises osas. Me sünnime hommikul maailma üssa, kus hingame valgust valude pessa. Kui olendid tantsivad maalitud süüta, me voolame uuesti varjude rüüta. Me ajame taga enese saba. Me ajame taga enese saba. Me oleme olendid, oleme vabad. Me oleme olendid, oleme vabad. Kui vahel südameid kui leiba, murran või kiske varju heidan. See pole nii, et ma ei hooli, kui tiha pilluva ma nooli. Kui vahel südameid kui leiba, murran või kiske varju heidan. See pole nii, et ma ei hooli, kui tiha pilluva ma nooli. Me ajame taga enese saba. Me ajame taga enese saba. Me oleme olendid, oleme vabad. Me oleme olendid, oleme vabad. Sisse ja puhasta hing, tule sisse ja tuhasta ving. Tuli sisse, ta puhastas mind. Tule sisse ja puhasta mind. Tule sisse ja tuhasta ving. Tuli sisse ja puhastus hing. Valgamaal on vabatahtliku töö üheks suurimaks organiseerijaks katusorganisatsioon Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, kes pakub mitmeid võimalusi vabatahtlikuks tööks. Tankla TV, Noorteleht, Tankla Mini, Suvekool ja mitmed teised projektid. Ja samuti pakub vabatahtliku töö tegemise võimalust Kaitseliit, Eesti Punane Rist, Valgamaa Selts ja veel mitmed teisedki organisatsioonid,
kindlasti on võimalik ka vabatahtlikku tööd teha Valgamaal erinevate suurürituste raames, olgu ta siis Otepääl toimuvad maailmakarika etapid, Tartu maraton, mida iganes. Spordi vabatahtlikuks olemine on järjest populaarsem, näiteks Kuld Eesti liikumine, selle raames on väga palju saanud noored just suurüritustele vabatahtlikuks minna, nii et neid võimalusi tegelikult täna on üsna palju. Kõige lihtsam on alustada kindlasti oma vabatahtliku töö karjääri või vabatahtliku karjääri just kohalikust noortekeskusest ja noortekeskuste juures tegutsevad noorsootöötajad oskavad pakkuda vabatahtliku töö võimalusi või suunata õigesse kohta, kus siis vabatahtliku tööd teha saab. Ja neid töid on iseenesest mitmesuguseid ja väga õigem oleks muidugi öelda, et neid piire üldse polegi, kõiksugu võimalikud tööd võivad siis tehta ka siis vabatahtlikult, olgu ta siis põrandate pesemine, ehitustöö mingil määral, puude vedamine või siis tõesti mingi organisatsiooni juhtimine vabatahtlikus töös. Ja neid piiranguid otseseid ei olegi, mida siis vabatahtlikult võib teha ja näiteks meie enda Tõrvaraadio ongi üks suur vabatahtlik organisatsioon, siin tuleb teha kõike vabatahtlikult, olgu see siis põranda pesemine, mida väga hea meelega ei tehta või siis kogunisti organisatsiooni juhtimine, mida ka tuleb siis teha. Ja Rajaleidja keskuse leht kirjutab siis vabatahtlikust tööst järgmiselt. Sageli võetakse tööle inimesi, kellel on juba olemas eelnev töökogemus ja vabatahtlik töö võib anda sulle vajaliku kogemuse. Eriti noorte inimeste puhul, kellel siis ei pruugi olla vastavas valdkonnas töökogemust ja nagu me Tuuliga tegelikult eelmistes saadetes rääkisime, siis need tööle kandideerimise tingimused on suhteliselt kõrged, magistrikraadid, 5 aastat töökogemust valdkonnas ja see 5 aastat töökogemust võibki jooksma juba hakata läbi vabatahtliku töö. Samuti aitab vabatahtlik töö tundma õppida iseennast, millised on tugevad küljed, millised tegevused sobivad ja on võimalik siis teada saada, kes sa oled, kas sa oled hea meeskonnatöötaja, suhtleja, liider või siis hoopis meeldib sulle kuskil üksi nokitseda. Seda annab siis vabatahtlik töö võimalust. Vabatahtlik tegevus on suurepärane võimalus just leidmaks seda eluvaldkonda, mis sulle kõige paremini sobib ja meeldib ning millest võib saada tulevikuks su elukutse. Ja vabatahtliku töö käigus on võimalik näha, kuidas toimub üks organisatsioon, asutus, ettevõte, saab lihvida oma suhtlus, arvuti kasutamist või keeleoskust ja need ei ole ainukesed oskused, mida siis saab läbi vabatahtliku töö õppida. Võib olla ka ehitustöö, võib olla ka näiteks riigiga suhtlemine, kohaliku omavalitsusega suhtlemine, dokumentide täitmine ja vabatahtlikus töös tuleb projektide kirjutamisega ja aruandlusega üksjagu vaeva näha ja see kõik on suur bürokraatia ning selle õppimine ja sellest arusaamine aitab tulevikus väga palju kaasa. Ja kui on juba töökoht olemas, siis tegelikult vabatahtliku tegevusega on võimalik rikastada oma vaba aega ning anda oma panus ühiskonna arengule ja heaolule ja samuti aitab tihtilugu vabatahtlik tegevus kaasa aktiivsele eluviisile ning võimaldab viibida ka värskes õhus. Siin on Rajaleidja keskust on välja näiteks kodutute koertega jalutamine, talgud või metsa istutamine ja kõiksugu võimalusi tegelikult see vabatahtlik töö pakub. Muidugi on juba organisatsioone, kus vabatahtlikuks peab väga tõsiselt kandideerima, mis tähendab seda, et see ei pruugi olla niisama lihtne protsess ja eriti kehtib see sellistel üritustel, mis on natukene populaarsemad ja siis tuleb ka vastavad ankeedid täita enda oskustega. Ma tean, siin on mõned spordiüritused sellised. Lihtsalt asi on väga lihtne, et korraldajad ju tahavad seda kindlustunnet, et neil on väga head vabatahtlikud, kes ei hüppa alt ära, kes teevad oma tööd rõõmuga ja vastu saavad organisatsioonid ju pakkuda kõike seda, mis ma just rääkisin, neid kogemusi ja muidugi ka elamusi ja miks mitte ka siis tasuta pileteid, sest hiljem ka kohe räägin sellest, et vabatahtliku töö eest tasu maksmine on niisugune kahe otsaga asi, et siis ta enam ei ole ilmselt vabatahtlik töö. Ja kindlasti, mis veel vabatahtlik tegevus teeb, ta rikastab iga inimesed CV-d.
aktiivne osalemine ühiskondlikes tegevustes ning töötamine vaba tahte alusel on Eestis küll kindlasti tõusev suund ja väga paljud inimesed tahavadki oma igapäeva rutiinist välja tulla ja teha hoopis midagi teistmoodi, näiteks mingit kaste tõsta või laudu sättida või koristada, midagi head teha. Nii et väga paljud inimesed vabal ajal panustavad ühiskonda ja vabatahtliku töö ongi väga suuresti just ühiskonda tagasi panustamine läbi erinevate tegevuste, olgu ta siis kultuuriürituse korraldamine või mingisugused talgud. Ja aga kuidas alustada? Proovimiseks tuleb katsetada esialgu ühekordseid tegevusi, näiteks ongi loomade varjupaigas mõni päev abistamine, osaleda ühepäevases talgutöös, nagu on maikuus Teeme ära. Nii et sellised esimesed katsetused ongi kõige paremad ja noortele inimestele ma soovitan alustada noortekeskustest. Võib olla mingi väiksema asja organiseerimine, mõne väiksema lihtsama töö ärategemine ja ma usun, et igal noorsootöötajal või mõnel MTÜ-l mittetulundusühingul on väga hea meel, kui mõni inimene ütleb, et ma tahaks midagi teha. Ma usun, et mitte keegi ei ütle, et ei, sa ei saa teha või ei ole midagi teha. Kindlasti midagi leiab. Ja on siis noortekeskuste juures mõnikord vaja näiteks ka küttepuid tassida või mingisugused asju vedada, et see on kõik algus, kus võib alustada ja sealt juba vaikselt edasi minna. Ja siin muidugi on väga suur vastutus ka organisatsioonidel endal, et nad suudaksid pakkuda enda vabatahtlikele tegevusi, mis vastaksid nende vajadustele, nende soovidele ja nende arenguvõimalustele. Üks asi on küll tõesti iga päev vabatahtlikust tööst teha niisugused lihtsamaid asju, aga mingi hetk tahab iga inimene ju kuhugi edasi areneda, proovida võib-olla midagi suuremaid või vaadata mingit teistsugust väljakutset. Ja see on ka väga okei, kui liikuda erinevates vabatahtlikes organisatsioonides, teha kusagil midagi ja kui tunned, et see ei ole ikkagi päris see, siis edasi liikuda, et sellest ei tasu küll ennast halvasti tunda. Ja konkreetseid vabatahtliku tegevuse pakkumisi on võimalik leida vabatahtliku töö väravast, samuti võib sobivast pakkumisest kuulda sõbrad tuttavalt, infot erinevate üleskutsete kohta võib leida muidugi sotsiaalvõrgustikest, kohalikest omavalitsusest, Rajaleidja keskustest endast, avatud noortekeskustest, kodukandiühingutest, seltsidest ja nii edasi ja nii edasi. Ja põhiline on see, et kui sa ennast märku annad, küll siis sind ka nii-öelda üles korjatakse. Ja Tõrva piirkonnas on olnud selline grupp nagu Tõrva vabatahtlikud, see on tegelikult ka meil olemas, aga ta võib-olla kõige paremini ei tööta. Algne mõte oli tookord see, et sinna hakkaks laekuma väga aktiivselt pakkumisi, tekiks niisugune vahva vabatahtlike nimekiri, aga üldjuhul on iga organisatsiooni juures endal teatud noored või teatud täiskasvanud, kes on usaldusväärsed, kes on juba vabatahtliku tööd teinud ja niisugune mõnus aktiivgrupp tekkinud, aga alati on võimalik ennast juurde lisandada ja kui oled ise aktiivne ja tubli, siis vabatahtlik töö ka kindlasti sind kaasatakse. Ja Eestis aitab kaasa üleriigiliselt vabatahtliku tegevuse levikule ja arengule vabatahtlike värav ja kord aastas toimub rahvusvaheline vabatahtlike päev, see on 5. detsembril mõni nädal tagasi ja toimub Eesti vabatahtlike tunnustamisüritus, mille eesmärgiks on tõsta esile ja tänada vabatahtlike Eesti riigi poolt ja vabatahtlike tunnustamise patroon on Vabariigi president. Vabatahtlikul tegevusel on korraga 3 väga olulist tunnust. Vabatahtlik tegevus toimub vabast tahtest, mitte kohustuslikult ega ka sunniviisiliselt. Vabatahtlik, ja see on väga tähtis punkt, vabatahtlik ei saa rahalist ega materiaalset kasu, kuigi võib saada palju kasu, näiteks kasulikke teadmisi ja oskusi või uusi tutvusi. Ja kuidas siis tavaliselt vabatahtlikke tänatakse, et nad on oma vaba aega panustanud mingi ürituse tegevuse korraldamisse, on erinevad tänuõhtud, õhtusöögid, peod, on antud ka nänni, tasuta pileteid, motivatsioonipäevi, süüa ja kusjuures söök on vabatahtlikus töös väga tähtis, sest tühja kõhuga ei taha keegi vabatahtlikku tööd teha. Ja need sellised lihtsad asjad on see, mis hoiab meeskonda koos ja muidugi väga hea õhkkond peab olema ja selle saavutamine ongi vabatahtlike organisatsioonide ja vabatahtlike nii-öelda tellijate ülesanne, et see toimiks nii.
ja vabatahtlikud tegutsevad väljaspool oma kodu ja perekonda kellegi teise või laiema ühiskonna hüvanguks. Ehk siis oma kodus vabatahtlikult tehtav näiteks riisumistöö või lumelükkamistöö ei ole vabatahtlik töö, see ei lähe selle arvesse, aga vabatahtlik töö on kindlasti see, kui sa lähed naabri naisele appi, näiteks puid tassima, puid vedama, lund lükkama või aitad millegi muuga, siis see on juba vabatahtlik töö. Nii et see peab olema väljaspool kodu, väljaspool perekonda ja mina lisaks ka siia võib-olla sellise koolitöö teatud piiri mõttes kindlasti niimoodi on, et kui koolis vähemalt Tõrva gümnaasiumis käiakse oma kooli maa-ala riisumas, siis seda ei saa ka päris klassikaliselt võtta vabatahtliku tööna. Vabatahtlikus tegevuseks ei loeta üldjuhul väikeseid heategusid ja kultuurinormidest tulenevalt ligimese aitamist, nagu hääletajate auto peale võtmist või kellegi abistamist tee ületamisel või raske koti kandmisel, kukkunu püsti aitamist. Raha või asjade annetamist ei nimetata vabatahtlikuks tööks, sest selle kaasa ei ole kuidagi oma vaba aega andnud, mis on üks eeldus vabatahtlikule tööle, vaid sa oled andnud oma vaba raha. Kohustuslikku koolipraktikat, doonorlust ei võeta vabatahtliku tööna, meeleavaldusel oma meelsuse näitamist ega petitsioonile allkirja andmist, kohtu, alaealiste komisjoni või muu institutsiooni poolt määratud üldkasulikku tööd ja omaste hooldamist. Nagu öeldud, siis see on perekonnaga seotuv ja see ei ole vabatahtlik töö. See on tõesti selline ligimese aitamine ja mis peaks olema üldtava või kultuurinorm, et iga ligimene, siis iga inimene hoolitseb oma perekonna eest, et see ei ole vabatahtlik töö, see on meile nii-öelda kaasa antud. Ja enne kui lähme vabatahtliku tegevuse tüüpide juurde, siis kuulame ära ka Liis Lemsalu loo. Et homme rääkida saab kord veel. Telefon taas täriseb, sõnum seal, kas oled veel. Küsimused õhku jäid, kuhus tuul ja olid läinud. Võtmehaaran laua pealt, vastan ootma kohe seal. Kõik, mis enne kuulus meile, see, mis homme, seda me ei näe. Õnne leidsid, end siis peitsid, ütle nüüd, et temaga enda näe. On aega läinud, sind pole näinud ja ütle veel, et pole nii hull juhse. Me palju käinud ja palju näinud, kuid üksinda meil alati pikk on tee. On aega läinud, sind pole näinud, ma ütlen veel, et pole nii hull juhse. Me palju käinud ja palju näinud ja sinuga meil polegi pikk on tee. Kiirelt võtan tassiteen, korraks vaatan peeglisse. Räägi, kuidas sul on läinud, me ju pole ammu näin. Kas oled ikka õnnelik, kuulsin, ta on imelik. Kas päev on valitud, kas tegid ikka õige valiku? Kõik, mis enne kuulus meile, ütle nüüd, et tulemus see on käes. Liiga ruttu, see on nii veider, ütle veel, see on see sõrmus sinu käes. On aega läinud, sind pole näinud ja ütle veel, et pole nii hull juhse. Me palju käinud ja palju näinud, kuid üksinda meil alati pikk on tee. On aega läinud, sind pole näinud, ma ütlen veel, et pole nii hull juhse. Me palju käinud ja palju näinud ja sinuga meil polegi pikk on tee. Polegi pikk on tee.
Ja tuleme siis vabatahtliku tegevuse tüüpide juurde. Vabatahtlikuna tegutsemine omal algatusel ja iseseisvalt on omaalgatuslik vabatahtlik tegevus. Vabatahtlikuna osalemist mõne organisatsiooni algatatud ja läbiviidud tegevustes nimetatakse organiseeritud vabatahtlikuks tegevuseks. Ja kui vabatahtlikud abistavad konkreetse tegevuse, ürituse või projekti läbiviimisel või reageerivad väljakutsele, siis on tegemist ühekordse vabatahtliku tegevusega. Järjepidevalt pikema aja jooksul tegutsemist kutsutakse regulaarseks vabatahtlikuks tegevuseks. Vabatahtlik teenistus on põhjalikumalt korraldatud ja piiritletud osa vabatahtlikust tegevusest, mida iseloomustavad kindel ajavahemik, selged eesmärgid, sisu, ülesanded, struktuur ja raamistik, kohane tugi ja juriidiline ning sotsiaalne kaitse. Ja vabatahtlik töö on mõiste, mida igapäevaelus kasutatakse samatähenduslikuna vabatahtlikule tegevusele. Selgus huvides on siiski otstarbekam kasutada järjepidevalt terminit vabatahtlik tegevus, sest vabatahtlikuna tegutsemine ei ole kajastatud Eesti Vabariigi töö seadusandluses. Ja sellest tahtsingi rääkida, et tegelikult selline vabatahtlik töö Eestis on pisut natuke reguleerimata ja siin üks paradoks ongi olnud see, et näiteks kui on korraldatud läbi tankla või läbi omavalitsuste töömalevaid ja kui on soovi näiteks seal noortele palka maksta, siis tulevad igasugused piirangud, väga ranged kontrollid, väga suur bürokraatia, aga senikaua, kuni inimesele pangakontole summa ei laeku ja tegu on vabatahtliku tegevusega või vabatahtliku tööga, siis ei huvita kedagi ei töötunnid ega ka need tegevused, mida tehakse. See on küll muidugi eri organisatsioonides väga erinev, see on paika pandud erinevate tingimustega, no näiteks muidugi laagritega ja selliste tegevustega on kindlasti olemas omad nõuded, aga klassikaline vabatahtlik tegevus on üldjuhul täiesti reguleerimata. Ja viimase teemana enne intervjuud 2010. aasta lõpus hakati Valgamaa Noorsootöö Keskuse tankla initsiatiivil andma välja tankla vabatahtliku passi, mis on suhteliselt ainulaadne Eestis ja Valga maakond on sellega väga õnnistatud. Tegemist on maakonna noortele vanuses 13–26 suunatud passiga, millesse saab jäädvustada olulise töökogemusena kõik vabatahtlikus korras tehtud tegemised ja nende raames omandatud oskused ja teadmised. Ja esimesed 12 tankla vabatahtliku passi jagati välja juba 7 aastat tagasi, 2010, ja tankla vabatahtliku passi andmebaasi haldab Valgamaa Noorsootöö Keskus. Üksjagu organisatsioone saab siis seda passi ka välja anda, Valgamaa Noorsootöö Keskus tankla otse loomulikult, Valgamaa Rajaleidja Keskus. No viimast nädalat saab anda seda välja ka Valga maavalitsus, mis siis lõpetab oma tegevuse ülejärgmisel nädalal 1. jaanuaril. Euroopa Direktiabekeskus Valgamaa, ka selle vorm muutub, see kolib ära nüüd Valga valda. Valgamaa partnerluskogu, Valgamaa arenguagentuur, Eesti Punase Risti Valgamaa Selts ja Valgamaa Kaitseliidu Malev ja loodame, et kõige pea lisandub siia selline organisatsioon nagu MTÜ Tõrva Noorteliit. Aga nüüd JG ja Flicker ja pärast seda juba intervjuu Paul Poderatiga ja Pauliga on tehtud intervjuu täna päeval kell 2. Am I still the one you see when you close your eyes? Am I still the one you need when it's late at night? Am I still the one you want when you want somebody? When you want somebody? And I swear I won't expect too much. Won't go and drag us through the mud. But I think this fight might not be done. I swear I saw a flicker. I swear I saw it flicker. I swear I saw you. I swear I saw you. I swear I saw you flicker. I swear I saw you. Bite my tongue and never let them out. 'Cause I can't avoid the heat. Wanna touch your body. Wanna touch your body.
swear I saw you, I swear I saw you, I swear I saw you flicker, flicker. I swear I saw you. Trying one more time to see if there's anything left in these embers. I just need to know, need to know. Siin Tõrvaraadio. Paul, räägi, kus sul tekkis huvi fotograafia ja sellise videopildi tegemise vastu? No, tegelikult seda ikka päris juba mitu aastat tagasi, ütlen kuskil 3 või 4 aastat tagasi, kui tegelikult see on täiesti juhuslikult, kuidas nagu sattusin, et ma olin teinud mingeid siukseid õpetusvideosi nagu lihtsalt ise nagu proovinud teha ja midagi siukest asja, aga siis üks hetk noortekas pakuti monteerimiskoolitust ja siis mõtlesin, lähen võtan osa ja siis sealt ma liitusin tanklaga ja siis see asi hakkas mulle meeldima, siukene, ma varem väga millegiga nagu siukse otseselt millegiga ei tegelenud, siis siukene, ma ei tea, sealt siukene huvi tuli selle vastu, et kõik see saate tegemine, filmimine, monteerimine, et tehnika meeldis ja siukene tehnikahuvi oli sees ja siis sealt see hakkas tulema. Aga sinu vabatahtlik teekond või ütleme selline, see teekond fotograafia ja pildistamise vastu siis algas Otepää noortekeskusest, nagu ma aru saan, ja hakkasid seal lihtsalt, ma ei tea, vedelesid seal, kui nii tohib öelda ja mõtlesid, et võiks midagi sellisega tegeleda? No, mitte päris nagu ei vedelenud, aga nagu siukene huvitav koolitus oli, et vahel täitsa nagu meeldis siukeste asjadest osa võtta, et nagu minna midagi proovida, et täiesti uut. See oli minu jaoks täiesti nagu siukene uus ja huvitav. Aga miks sa otsustasid hakata selliseks vabatahtlikuks? Sa mainisid siin ka ära tankla, mis on ühele meediahuvilisele noorele ilmselt kõige parem väljund üldse. Et miks sa sinna sattusid ja kuidas sa sinna veel sattusid? Et võib-olla nagu vabatahtlik oli sellepärast, et kuna kui sa oled lihtsalt nagu vaata nii noor veel, siis keegi võtab nii tõsiselt, kui sa asju teed. Võib-olla sellepärast, et nagu ma tegin enda jaoks seda pigem, et mind ise huvitas ja siis ma võisin nagu vabatahtlikult teha seda, et see nagu andis mulle nagu juurde, et ma tundsin tol hetkel, et kui ma saan midagi proovida ja midagi ägedat teha, et see võib-olla kõitiski mind sellest vabatahtliku juures, et nagu ma sain seda teha ilusti ja mul oli tehnika asjad olemas nagu, et jah. Mis sind seal siis tanklas noortelehe juures tegema pandi või mida sa tegema seal pidid esialgu? Noortelehes või? Noortelehes, jah.
Noortelehega mul oli siukene asi, et kuna otsiti uut küljendajat ja ise ma nagu olen teinud siukest illustratsioone ja siukest disaini olen natukene teinud. Ja siis mulle pakuti võimalust, et õppida siis küljendama. Et ma olin ka varem teinud koolilehte, mida ma olin natukene teinud ja siis olin ka ühe laagrilehe teinud Kaitseliidus. Ehk siis sealt ma olin silma jäänud ja siis mulle pakuti ja siis ma mõtlesin, miks mitte nagu proovile panna ennast ja et see nagu annab jälle siukse võimaluse endal areneda, et keegi ei saa sulle pärast ütlema tulla, et näe, et nii kehvasti tehtud või midagi, et siukene, et sa teed seda enda jaoks, et kui midagi nätsu läheb, siis läheb nätsu ja et midagi hullu sellest ei juhtu, et võib-olla selles mõttes, et ma olen seal küljendaja, ehk siis minu ülesanne on siis see lehe visuaalne pilt panna kokku ja siis see trükki saata. Kui raske see töö on, kui alustada selliselt vabatahtlikult? Kui raske? See on päris hea küsimus. Tegelikult ütleme niimoodi, et kui see on nagu juba hea sõprusringkond nagu välja kujunenud, kes nagu tegeleb selle sellisel valdkonnal, siis on nagu üpriski nagu kerge nagu alustada, aga mida rohkem nagu sa areneda tahad, seda nagu raskemaks läheb. Et näiteks mul oli ka nüüd hiljuti tegevus, mul oli niisugune pildistamise nagu plokk kesta saanud, nagu ma tundsin, et nagu ei oska enam pildistada kuidagi. Ja näiteks nüüd hiljuti ma liitusin Tartus fotoklubiga, kus ma nagu tõesti tunnen juba selle paari kuu jooksul, mis ma seal käinud olen, et nagu ma olen päris palju uusi asju õppinud. Ja. Et vabatahtlikuna võib siis selline mõtte täiesti kokku joosta ja ei oskagi enam kuhugi poole areneda, et see on päris hea teadmine, siis tulebki ilmselt leida endale lihtsalt uusi väljakutseid. Jah, kindlasti, et mingil hetkel sa tunned, et see nagu ei anna sulle enam nagu niisugust mingit powerit, nagu uut kogemust, et võib-olla see on vabatahtlikutel, et nad otsivad lihtsalt uusi kogemusi, nagu mina otsisin, et nagu kuulida midagi uut. Aga mis on sulle see vabatahtlik tööle üldse andnud, et me oleme rääkinud, et mida sa teinud oled, aga mis ta sulle veel isiklikult siis andnud on? Võib-olla isiklikult on hästi palju tutvusi, et praegu mul on, ütleme niimoodi, kui mul nõu või midagi vaja, siis mul on alati kellegi käest küsida või nagu ma oskan kellegi poole pöörduda, et võib-olla tutvusi on hästi palju andnud, et see, mida ma hindan nagu selle juures on hästi suur. Ja ilmselt on need kontaktid väga kasulikud tänapäeva maailmas, et leida tulevikus töö või neid tööotsi, mida teha. Jaa, kuna ma praegu alustasin ka suvel nüüd enda ettevõttega, siis ütleme päris palju nagu kasuks tulnud see, et su nimi on kuskil juba läbi kõlanud, keegi teab sind, et kutsutakse ja nagu selles mõttes endal on ka lihtsam, kui vaata, on juba niisugune võrgustik tekkinud ja tekivad niisugused püsikliendid, kes nagu tihti kutsuvadki näiteks sind pildistama või eks see annab niisuguse hea põhja sulle, et edasi minna, et kui sa oled kuskilt, ütleme, et tuled kuskilt teisest linnast, lähed kuhugi, siis ma tunnen, et ma oleksin nagu Tartusse nüüd õppima, et siis mul oli alguses see, et okei, mis ma teen seal, et nagu täiesti nagu võõras linnas kedagi nagu väga ei tea ja midagi teha ei oska, et võib-olla on nagu raske kuhugi sisse saada niimoodi, kui ei ole tutvusi. Sa läksid nüüd ülikooliga õppima. On olnud näited, kus mõni inimene tunneb, et see ülikool ei anna talle suurt mitte midagi, sellepärast, et ta näiteks vabatahtlikuna on teistest palju rohkem tööd teinud, palju rohkem ees. Kuidas sinuga on? Et sa oled nüüd natukene aega seal ülikoolis käinud, enam-vähem esimese semestri jagu. Mis sinu mõtted ja tunded praegu on? Ütleme niimoodi, et ma olin ikka tegelikult päris pahviks löödud, kui ma nagu sinna ülikooli sisse sain. Ja ma olen siiamaani väga pahviks löödud, kuna tegelikult ülikoolis on nagu see, mina õpin siis meediadisaini, mis on niisugune graafikaline disain, ehk siis rohkem joonistamist ja niisugust liikuvat pilti on ka seal. Aga ma olin üpriski nagu pahviks löödud, kuna see joonistustase on ikka nagu nii noorte seas ikka nii meeletult kõva,
et ma väga isegi praegu imestan, et ma nagu sinna sisse sain. Kuna ma ise ei ole kuskil 3 aastat nagu väga üldse joonistanud ja siis ma vaatasin nagu, praegu vaatan oma kursakaaslaste nagu, kes kui hästi joonistavad, siis no see on ikka teist meeletu. Aga võib-olla oli juhus just see, et sa olid veel tahumata kivi või kalliskivi, et mida saab siis ainult paremaks teha, et mõnikord võib ka see hoopis ju kasuks tulla. Jaa, võib-olla küll, et kui ma mäletan nagu seda portfooliot tegin, siis mul oli nagu kooli sissesaamiseks oli meil vaja portfoolio esitada, mis on siis sinu tööde kogumik. Et kui ma seda nagu tegin, siis ma nagu algul nagu ma ei oska mitte midagi sinna panna, et kuna ma hästi olen palju videosid teinud, siis videot oli kuidagi raske paberile panna. Ja siis sai ikka päris palju ikka mõeldud ja katsetatud, et kuidas seda teha, et siis ma näitasingi oma portfoolioga niisugust mitmekülgsus, et mis kõike ma olen nagu teinud ja proovinud. Et võib-olla tõesti, et niisugust tahumatust võib-olla tõesti nagu, mis võis mulle kasuks olla. Sa ennist mainisid siin, et sul on nüüd sellest suvest ka oma ettevõtte ja see on päris hea näide, kuidas vabatahtlikust tööst, mis alguses tundub nii-öelda suhteliselt süütu, täiesti tavaline töö vabatahtlikuna, siis on nüüd saanud võimalik, et ka sinu nii-öelda igapäevatöö ja palgatöö, et sa oled suutnud oma hobid ja vabatahtliku töö nüüd formuleerida ettevõtteks, et kuidas selle ettevõttega alustamine tundus ühele noorele inimesele, et kas oli see raske, oli keeruline sellest seadusandlusest läbi pügada või pigem oli asi märksa lihtsam? Ütleme niimoodi, et asju, mida nagu õppida on hästi-hästi palju veel, et veel nii palju asju, mida ma ei tea veel selle ettevõtte tegemise käigus, veel me ei tea, mida ma õpin alles, et neid on nii palju. Aga jaa, kindlasti, kui sul, mul oli see ja, et mul oli nagu inimene, kes oli teinud seda ja teab seda, kuidas seda teha, et mind nagu aidati selle tegemisega, et võib-olla, mis ma ütlen, et kõige tähtsam on see, et peale hakkamine, et see kõik tegelikult tuleb töö käigus, et kuidas see nagu kõik hakkab kujunema ja et pigem ongi see, kardetakse nagu see asi nagu ära teha, et issand jumal, et kuidas ma hakkan seda peale, et pigem ongi see, et kardetakse, et läbi põruda, et mis mina olen nagu enda mentaliteediks võtnud, et ongi see, et kui ma midagi teen, siis ma nagu, kui ma põrungi sealt, siis ma põrun, et see on nagu katsetamist väärt ja kui sa nagu ei põru, siis sa ei saavuta ka kunagi midagi, kuna sa ei ole alustanudki. Et minu mentaliteet ongi see, et ma proovin ja kui ma läheb halvasti, siis lähebki halvasti, siis tuleb uuesti teha ja siis tuleb analüüsida oma vanadest vigadest, mis sa nagu valesti tegid. Et pigem on see. Nii et sul on väga positiivne ellusuhtumine ja see annab ilmselt sulle ka väga palju jõudu ja sihti juurde. Ja ma küsikski kohe siit juurde, et millised on sinu lähiaastate plaanid oma ettevõttega ja üldse oma tegemistes? No kindlasti, mis ma nagu, praegu on mul niisugune firma nagu brändi natukene välja aretamine, kodulehed ja asjad, et sellega nagu ma tegelen, aga kindlasti siit paari aasta jooksul tahan teha nagu Otepääle mingist stuudiomoodi asja endale, et kus siis ma saan oma niisugust fotostuudiot teha või ka niisugust videomontaaži värki ja asju. Et kindlasti niisugune mõte on mul peas veel. Aga niisugune suurem nagu visioon on see, et see nagu peale ülikooli mind hakkaks nagu ära elatama. Et niisugune plaan on ikkagi. Kui raske oli see üleminek vabatahtlikult töölt nii-öelda tööle, et ma saan aru, et osaliselt sa siiski teed veel vabatahtlikku tööd, aga küllaltki palju sa juba ikkagi ka ju küsid selle eest reaalselt raha, et seda tööd teed, et kuidas inimesed seda vastu võtsid, et sa nüüd küsid nende käest raha, et enne sa tulid niisama sõbra tuttavuse poolest, aga nüüd sa küsid raha ja millal sellest üldse aru saada, et ma nüüd võin hakata oma asja eest, mida ma hästi teen, raha küsima? See on päris hea küsimus, et tegelikult seda siiamaani, et päris paljud ei suuda aru saada sellest, et kui sa teed seda vabatahtlikult, et sa teed seda kõike muud asjad kõrvalt, et see sulle meeldib ja see on tore, aga
kui sa oledki hakanud nagu sellega nagu, oled sellega nagu oma enamus aja pühendad sellele ainult, siis fakt on see, et niisuguse asjaga nagu sa pead ennast siis ära hakkama elatama, kui sa nagu muud asjad pead kõrvale jätma. Et võib-olla ongi, see on kõige raskem, et paljud ei suuda aru saada, et Eestis eriti, et kõik niisugune pildid ja muusika ja see on kõik tegelikult kellegi töö, mille eest nagu paljud inimesed lihtsalt ei taha raha välja käia. Et nad on saanud seda harjunud nagu internetis saama tasuta ja siis nagu nad ei raatsi sellest välja käia, et see ongi see piraatluse teema, et mis on väga-väga tugevalt nagu sees siin Eestis, mida paljud ei mõista, et asjad tegelikult ju maksavad ja selle tegemine maksab ja keegi elatab ennast sellest ära. Aga vabatahtlikult nagu palgalisel on tegelikult see on üpriski raske minna. Et just see, et kuidas sa nüüd, kelle käest sa küsid ja kelle käest sa nüüd ei küsi ja et päris raske nagu sõprade käest küsida niimoodi, et ma olen varem tasuta teinud ja siis äkki küsin raha. Et see on see enesetunde asi, et mina teen täitsa seda niimoodi, et kuidas ma ise tunnen, et kas ma tahan seda vabatahtlikult teha või ma ei taha seda teha. Et kui ma nagu tunnen, et siin on mul äge võimalik nagu ise nagu proovida midagi uut ja ma ei ole kindel, et kuidas see välja kukub, siis ma nagu pigem seda vabatahtlikult. Aga kui ma tean, mida ma teen ja sellel inimesel, kes nagu mind kutsus, on kindel soov, siis see on juba niisugune asja kordamine, ehk siis professionaalsuseks, võiks nimetada seda, et kui sa suudad asja korrata, et pigem siis niisugune, kus lihtsalt sul nagu see, iseenesest nagu see ei huvita, aga nagu paluti, et teha ja siis nagu niisuguse asja, et ma võtan pigem nagu raha siis, kuna see on nagu juba töö moodi, et kõik, nagu üks nagu niisugune õppejõud ütles, et kõik, mis nagu, kõik tegevusaja, millel sa mõtled, et tahaks midagi muud teha nagu töö, ehk siis niisuguste asjadest, mida ma tahan teha, nagu ise ma tunnen, et ma tahan teha seda ja ma ei tunne, et see on nagu töö, siis ma teen seda nagu tasuta enamasti. Et mul on niisugune siis nägemus sellest. Palju sul selle poole aasta jooksul kliente on tekkinud ja palju sul siis reaalselt tööd on vaja teha olnud? Kliente ikka on omajagu, et kuna praegu ma käin ka ülikoolis, siis väga palju võtab aega ka ülikooli ära, et sellega on päris palju tegemist, aga ütleme niimoodi, et kui päris ära veel ma ei ela sellest, et kui ma nagu täiesti enda käel peaksin elama, aga saab nii üht-teist lubada, rohkem kui nagu muidu oleks saanud lubada. Et ütleme, et kuus ikka nagu niisugust viisakat 4-3 tööotsa ikka on, et kus nagu täitsa viisaka summa saab ja et ütleme niimoodi, et rikkaks nüüd veel ei saa, aga saab lubada nii üht ja teist, mida varem nagu lubada ei saanud. Aitäh sulle, Paul, nende mõtete eest. Need on kindlasti väga väärt mõtte, et raskusi on, aga kui sa teed midagi hästi, siis sellest võib saada su igapäevatöö ja tulevikus siis leiva lauale tuua ja kõik sai siis juhuslikust koolitusest, juhuslikult vabatahtlik olemisest, nii et ma soovin sulle edu ja ma usun, et sulle läheb hästi, kui koolid on lõpetatud, küll siis ma arvan, näeme sinu pilte ja töid ja tegemisi ka juba igal pool, ma loodan. Jaa, kindlasti, et niisugune täitsa nagu endale niisugune hea tunne, et kunagi sai liitutud tanklaga ja hakatud tegema vabatahtlikud tööd ja nüüd see nagu annab nii palju elus juurde nüüd. Aitäh sulle, Paul, ja ilusaid jõule! Teile ka, head aega! Selline sai tänane Rajaleidja saade, mina olin saatejuht Karl Kirt ja kohtume õige pea!